Tere tulemast kuulama järjekordset episoodi pilvejuttudel teemal. Ja täna oleme jälle koos Alan ja Henriga ja meil on siis plaanis rääkida järgmistest teemadest ehk et esimesena räägib Alan pilvekulude optimeerimisest näidete varal ja teiseks teemaks suuremaks on siis see, et Henri võrdles kõiki kolme suuremat platvormi ja kui head nad on transkribeerimises. Ehk et kui hästi nad teevad siis kõnest teksti ja tekstist kõnet. Nii et sellised teemad täna ja alustaks siis Alaniga, et kuidas siis pilvekulud alla saada? Jah, et aitäh, Märt, et mõtlesingi tänase teema osas ja ma arvan, et oluline on rääkida ka pilveteenust teisest otsast ehk siis kuludest ja kuidas on võimalik neid optimeerida. Et tore on ju pilve peal kõiksuguseid teenuseid luua ja käivitada, kuid kui tiim on juba suur ja teenuseid on palju, siis tuleb ju vaadata ka kulusid ja ühtlasi ka eelarvet. Ja siis natukene vaatasin netis ringi, et pilvehalduslahenduste pakkuja Stakleti uuring küsitles 300 ettevõtet, milles siis 3/4 vastasid, et igal aastal kannavad nad cloudi kulusid maha suurusjärgus 21–50%. Et see on päris suur arv, eks ju, või see protsent ja uuring ise muidu kannab nimetust, selline huvitav nimetus nagu State of Cloud Usage Optimization 2024. Ehk siis tekib ju siis nii-öelda pilveprügi ja nende kulud tegelikult ulatuvad miljarditesse dollaritesse. Mis see pilveprügi on või kuidas, mis maha kandmine, kas see on nagu siis nii-öelda raiskamine või kuidas see? Just, et väga valiidne küsimus, et tegemist ongi siis mittevajalike ja alakasutatud pilveressurssidega. Ehk siis kui nii-öelda hoiad mingisuguseid teenuseid või asju pilve peal töös, millel tegelikult mingisugust eesmärki või vajadust ei ole. Et näiteks arendustiim teeb seal mingid arendused valmis ja jätavadki need seal jooksma või siis olemasolevad ressursid on nii-öelda üle skaleeritud ehk siis kasutatakse võib-olla ainult 10% reaalselt nendest ressurssidest. Et see siis nagu peegeldubki selles pilveprügis iseenesest. Ja lahendusi on palju, et lõppkokkuvõttes võiks olla selline kuluteadlik platvorm, võiks siis olla ettevõtete poolt loodud, mis jälgib ressursse ja samuti ka teavitab neid tarbijaid siis, eks ju. Kõige võib-olla lihtsama vaevaga on võimalik kasutada Azure'is Copiloti funktsionaalsust kulude analüüsiks ja optimeerimiseks, aga samas saab luua ka keerukamaid AI ML platvormi peal olevaid lahendusi. Nii et variante on palju, eks ju. Aga nüüd ma siis mõtlengi, et ma räägikski natukene siis lähemalt, mida selline kuluteadlik platvorm endast kujutab ja milliseid võimalusi siis ta ka pakub. Et võib-olla siit välja tuua ka siis mõned strateegiad. Eks ju siis platvormid on loodud ju kasutajatele, et neid siis teenindada. Näiteks võtame siin ühe näitena andmeteadlased või arendusmeeskonnad ja insenerid siis uurivad andmeid, viivad läbi teste, arendavad ja juurutavad erinevaid lahendusi. Et siis kokkuvõtvalt ju need kõik toimingud tarbivad või siis kulutavad arvutus- ja salvestusressursse. Ja kui me võtame siia mängu veel AI, siis need
kulud võivad olla väga mahukad, eks ju, kui me ei ole teadlik, kui me teeme seal keerukaid protsesse ja üldse ei jälgi mitte midagi. Ja ma arvan, et platvormi kulud võiks siis liigitada tegelikult kahte kategooriasse. On siis platvormi kasutuskulud ehk siis sellise nii-öelda platvormi enda käitamise kulud. Need on need, mida platvormi tiim saab kontrollida ja millel on siis otsene mõju. Ja siis teine on ka kasutaja töökoormuse kulud ehk siis tegevused, mida kasutajad teevad, siis ongi kas arvutamine või salvestusruumi tarbimine ja need võivad siis olla kas madalad või siis väga, väga suured, eks ju. Ja selline, kui ongi platvormi meeskond, kes siis nii-öelda, kelle halduses on mingi platvorm, mida nad pakuvad, siis nad peakski ühesõnaga kontrollima, mida need kasutajad seal selle platvormi peal siis teevad. Samas ei saa ka minna väga rangele kontrollile, eks, et seal tulebki leida selline tasakaal, eks ju. Et kui me hakkame liigselt piirama, siis võib see jällegi arendust pärssida ja seal on jällegi siis teine poolsus, mis on see, et kui me üldse ei kontrolli või siis järelevalve puudub, siis võib juhtuda, et toimub väärkasutamine või siis üldse, ühesõnaga inimesed ei ole kuludest teadlikud. Ja selle probleemi lahendamiseks pakungi välja siis paar head võimalust või tegelikult on neid mitmeid. Et ma arvan, et esimesed asjad olekski sellised, et peaks võimaldama kasutajatel planeerida, eks ju, ja kontrollida ressursi tarbimist. Vältida kindlasti siis tarbetute kulutuste tegemist. Ehk siis, kui arendus on lõpule viidud, arenduskeskkond on täitnud enda eesmärgi, siis tuleks see õigeaegselt ka sulgeda. Tihtipeale olen ka projektides näinud, et lihtsalt jääbki see arenduskeskkond sinna ja tiksub ja siis mingi aeg avastatakse, et meil on kulud on päris suured ja hakkame uurima ja siis avastataksegi, et see arenduskeskkond seal on kenasti töötamas ja tarbib. Siis võiks lisada veel, et kindlasti neid kasutajaid peaks teavitama ka ressursside kasutamisest. Ehk siis tulekski välja teatud, kas meili teel või erinevates nendes suhtluskanalites, et näiteks, et ongi tulnud kõrvalekalle või eelmise kuuga võrreldes on siis ühesõnaga toimunud ressursi kasutus hüppeliselt tõusnud, eks ju, et seal on mingisugused protsendid. Ja väga hea asi on kulude täpne jaotamine vastavalt siis äriüksustele. Ehk siis, kui me võtame Azure'i, sul on seal subscription'id, et siis igal subscription'il on oma label või tag küljes, mingisugune äriüksuse kood, et siis on teada, kellele miski ressurss siis kuulub. See on jah väga hea mõte, et ma olen ka paar korda olnud olukorras, kus tuleb arve või kulukirje ja siis vaatad, et aga see projekt pidi ju ammu läbi olema, et mis seal veel tiksub ja siis küsid projektijuhilt üle, et ja õigus küll, et paneme siis nüüd kinni selle arenduskeskkonna, või kuidas sa oled neid, on see toiminud või ma olen kindel, et teistpidi see toimib väga halvasti, et kui seda aruannet keegi ei saa või arvet, siis see jääbki sinna see virtuaalserver eluks ajaks. Just, et ma olen reaalselt näinud neid kontrollmeetmeid töös ja reaalselt väga hea on, kuigi ise tegelikult iga tiim peaks olema kuluteadlik, eks ju, aga siiski võib, kui on ühesõnaga suured keskkonnad, erinevaid, me teame ju Azure'is, AWS-is on väga palju erinevaid komponente seal
kasutusele võtta. Et siis ongi, et vahest on hea, kui on teatud lisakontrollmehhanism, mis siis jälgib ja annab sulle teada, et vaata, siin on, et kas sa oled seda kasutanud. Võib-olla jah, mingisugused, toome näiteks ka võib-olla virtuaalmasinate snapshotid või mingid sellised asjad, võib-olla teed mingeid varundust, aga need jäävad seisma, võib-olla need on juba seal arenduskeskkonnas aasta või rohkem vanad. Reaalselt neid tegelikult ei oleks vaja seal hoida ja siis jällegi, ühesõnaga, kui on võimalik need ära kustutada, siis on jällegi tekib võimalus luua uusi ressursse, hoida seda eelarvet paigas ja selle arvelt siis luua uut innovatsiooni, millel on mõte, eks ju. Ja võib-olla siis näide oleks, et seda kuidagi nagu paremini välja tuua piltlikult öeldes, et on nagu, oletame, et ongi iseteenindusrestoran, kus tulevad need külastajad saavad võtta Rootsi lauast endale toitu, kuid alati on taamal seal kuskil nii-öelda meeskond, kes jälgib, et kõik oleks kontrolli all, et seal keegi nii-öelda ei põhjustaks kaost või üleliia, eks ju, ei tarbiks. Ja, ei võtta kilekoti täit omale koju kaasa kõike seda soolalõhet, eks ole. Täpselt nii ja just, et pärast koristatakse ära ka, eks ju, et seal midagi seisma ei jääks. Aga võib-olla siis nüüd hakkan, jutu lõpetuseks võib-olla toon siis välja veel ka märksõnad, mida võiksid siis ühesõnaga tiimid või ettevõtted kaaluda. Et kõigepealt litsentsikulude minimeerimine, on olemas ka open source lahendusi palju, oleneb muidugi ettevõtte sellest nii-öelda regulatsioonidest, et kui palju seda open source'i on võimalik kasutada, aga see on selline hea alternatiiv ja on ka suurtes ettevõtetes eraldi selline open source tiim, kes tegelebki selliste küsimuste lahendustega, eks ju, et jällegi see on üks märksõna, siis on ka et platvormi tegevuskulude vähendamine, et sealt tulekski mõelda, kuidas see võimalik on. Kindlasti kasutajatele õige suurusega ressursside lubamine, et jällegi, kui me võtame mõne andmebaasi, on vaja andmebaasi luua, et kas tõesti on vaja sellist võib-olla väga suure ressursi eraldusega andmebaasi kohe luua, et kas sellel on nii-öelda sihtmärk olemas. Autoscale, et kui ei kasuta väga palju, vahepeal on need ressursi kasutuse piigid, et okei, aga siis tullakse jällegi, kui ressurssi enam nii palju ei ole vaja kasutatakse, siis tehakse nii-öelda, tullakse väiksemate ressursside juurde tagasi. Kindlasti kulude nähtavus, kui on olemas mingisugune portaal või siis sellised kohad, et kus siis tiim näeb, kui palju reaalselt ressurssi praegu on kasutuses. Suuris saab seda väga lihtsalt ka näha, et on ka nii-öelda ennustust, kui palju on kuu lõpuks nii-öelda ennustatavad kulud, et see nagu aitab ka väga palju kaasa. Siis nagu mainisin ennem, et kulude omistamine äriüksustele, siis mingisugune kood või siis tag sinna juurde. Kõrvalekallete jälgimine võib ju olla nii, et alguses kõik on eelarves, aga siis mingi hetk toimub suured kõrvalekalded ja siis vaatatagi, et mis seda põhjustab ja anda kasutajatele teada ka. Ja kindlasti ka siis kasutamata ressursside eemaldus, et kui ikkagi, miks hoida vanu kasutamata ressursse töös, kui need võiks eemaldada ja siis selle arvelt luua uusi nii-öelda ressursse, mida siis saab projektis kasutada ja millel on nagu siis nii-öelda eesmärk olemas. Aga tuleb leida see nagu tasakaal, alati tuleb tasakaal, et väga ei saa nagu suurestada arendusmeeskonda, et ei tohi nüüd mitte midagi teha, aga jällegi samas peab hoidma ikkagi korda peale, et asi käest ära ei läheks. Jah.
kui me siin praegu rääkisime või ma ei tea, ma loodan, et kellelegi ei jäänud muljet, et avalik pilv on siis õudselt kallis ja keeruline on seal kulusid manageerida, et eks needsamad teemad on ju ka siis, kui on oma serverid või oma Just. riistvara, et samamoodi kas või oma koduarvutist vanad back-up'id või vanad failid tasub ju ära kustutada, mitte neid jätta sinna ja lisaks on siis üks teema, millest minu arust Eestis nagu räägitakse tegelikult võrdlemisi vähe, see on see EU regulatsioonide tsunami, mis meid praegu on tabamas ja ma arvan, et paljuski isegi ei teadvustata, kui palju neid nõudeid on, mis tähendab seda, et kui on oma IT-infrastruktuur, siis ju tuleb kõik see ju ka auditeerida NIS2 või ISO 27001 vastavaks või ESG nõuetele vastavaks, et kui vanasti said võrrelda, et oma serveri ostukulu, amortisatsioon pluss elekter versus pilv, siis tänapäeval peab ju lisama sellele oma serveri kulule veel juurde ka auditeerimine vastavaks siis nendele nõuetele, mis meie ettevõttele kehtivad. Et pilvedest on üldiselt nagu tehtud kas siis Amazoni, Microsofti või Google'i poolt see auditeerimine ära, ja no meil on see protsess siin näiteks ISO 27001 osas käimas ja asi ei olegi nii, see on kulukas, aga teiseks see võtab lihtsalt ka väga palju aega, et see on ikkagi paariaastane protsess, kui seda teha ja need regulatsioonid juba varsti jõustuvad, et kui on vaja teha, siis on võib-olla juba ei jõuagi. Nii et seda tasub ka arvestada, kui platvormi valida, et võib-olla see, kui virtuaalserver maksab rohkem, aga tal ei ole, ma ei tea, ISO 27001 või mingeid muid, kas või tervisevaldkonna spetsiifilisi sertifikaate või mida on vaja, siis see kulu võib olla nagu kordades suurem kui see füüsilise infrastruktuuri kulu. Aga Henri teab võib-olla NIS-ist palju rohkem kui mina, aga läheme võib-olla mõne teemaga edasi. Aga ei, ma natuke kommenteerin veel seda NIS-i teemat, et seda NIS2 just, et olen seda lugenud ja vaadanud ja natuke uurinud. Seal on niisugused asjad, mis mulle meeldivad ja mis mulle tegelikult ei meeldi ka. Et nagu mis mulle meeldib selle NIS2 puhul on see, et see IT-vastutus tuuakse altpoolt ülespoole. Ehk siis tänasel päeval, ehk siis NIS2 puhul hakkab ka juhtkond vastutama IT-intsidentide ja muude asjade eest, et kas asjad on nagu tehtud korrektselt ja see nagu motiveerib ka juhtkondasid rohkem investeerima ja tegelikult saama aru sellest vastutusest, et päris IT-asjad ei ela õhust ja armastusest. Et see on nagu minu meelest nagu positiivne osa, võib-olla nagu ettevõtte juhtkond võib-olla nii ei arva, aga mina kui insener arvan, et päris hea on see. Mis nagu teine on hea, on see, et NIS2 üks alusasju on see, et sa pead tegema oma ettevõtte riskianalüüsi. IT-alase mõttes, et vaatame üle, mis sul on nagu potentsiaalsed riskid, protsessid ja tegelikult kaardistama ära, et mis sul seal potentsiaalsed ohud on. Et see on minu meelest ka väga hea lahendus ja väga hea mõte. Loomulikult, taaskord Märt ütles, et see võtab päris palju aega, ressurssi, kui sul on veel suurem ettevõte, siis see võib võtta aastake, 1,5, et tegelikult kogu seda protsesside olukorda kaardistada ja nagu parandada. Aga mis nagu minule kui insenerile väga ei meeldib või nagu tekitab natukene küsimusi, on kaks asja. Ehk kui me täna räägime NIS2-st kui Euroopa direktiivist, siis mul on tekkinud selline küsimus, et iga liikmesriik teeb seadusandlikud muudatused oma seadustes ja võtab selle vastu. Aga kõik riigid ei võta vastu kõiki NIS-i direktiivi, osad nad jätavad ka kõrvale. See tähendab seda, et kui sa näiteks Eestis oled NIS2 compliant, siis sa ei pruugi olla näiteks Prantsusmaal või vastupidi. Mis tegelikult on minu meelest väike probleem. Ja teine asi, mida hakatakse nagu nõudma, on see tarneahela kirjeldus. Et sina saad aru, kus kohast iga koodijupp on tegelikult ka tulnud. Ja see teeb open source projektide kasutamise ikka väga keeruliseks.
et meil ei ole nagu läbinähtavust kõikidesse nendesse pakettidesse, moodulitesse, mida seal kasutatakse või kuidas see on kirjutatud, et ma arvan, ka see teeb ka arenduse protsessid väga palju keerulisemaks, kui nad peavad hakkama kasutama library'sid või moodulid, millel nad teavad, kes ja millal selle on kirjutanud. Et see on tõenäoliselt väljakutse, mida ma ei oska öelda, kuidas me lahendame. jah, Et jah. jah, et see NIS2 jõustumine on nüüd aasta pärast või kui kuskil sellises suurusjärgus, aga juba täna peab valmistuma selleks, et eks. Ma sain aru, et sellega on tegelikult päris kiire, et see vist peaks Jah. kuskil seadusandlikul meil vist ringleb, olen lugenud meile mingitest seaduseelnõudest. Tänaseks ta veel ei ole, aga tõenäoliselt järgmise aasta numbri sees ta tõenäoliselt võetakse vastu, jah. Jah. Jep. Aga sellest me tõenäoliselt järgmine aasta räägime veel päris palju, et ma Jaa. arvan, et see NIS2 ja Dora ja ISO on järgmise aasta märksõnad, millest me tõenäoliselt AI kõrval väga palju räägime. Aga rääkides nüüd AI-st, eelmised saated me olen ka rääkinud erinevatest AI toodetest ja asjadest ja seekord ma siis proovisin transkribeerimisteenuseid ehk siis kuidas saada tekstist heli ja nagu helist teksti vastu. Ja kasutasin siis, proovisin kõiki 3 pilveproviderit suuremat, kes meil täna on siin regioonis, AWS-i, Google Cloudi ja Azure'i. Ja mu skoop oli eesti keel, et ma lindistasin oma teksti, lindistasin raadiot ja proovisin seda lindistatud teksti pilve poole nagu teha sellest tekst, vaadata, kuidas see välja tuleb. Esmalt siis Amazon Polli on seal teenuse nimi, kukub kohe meie testist välja, kuna ta ei support'i eesti keelt. Et tal oli ka kõige vähem keele support'e, minu meelest oli seal vist 29 keelt või midagi sihukest. Et eesti keelt ta ei supportinud mitte üheski poolt, siis seda ma väga testida ei saanud. Ja ma mõtlesin, et inglise keel on nagu nii mainstream, et sellega tõenäoliselt saab ta väga hästi hakkama. Tõsi, mul on nagu tutvusringkonnas arendajad kurtnud, et ka inglise keelega tal on natuke muresid, aga seda ma testima ei hakanud. Siis ma proovisin Azure'i poole oma helifaile saata ja esimene üllatus oli mul see, et dokumentatsiooni järgi mulle tundus, et ma saan väga laias spektris erinevaid audiokoodekeid kasutada, MP3-esid, FLAC-i, M4A-d. Kuna ma salvestasin oma iPhone'iga, siis selgus, et ei, see ei söö absoluutselt, tuleb mul vastu error, et ei, see asi ei pela üldse. Konverteerisin siis Azure'is või ise konverteerisin selle WAV formaati ja siis ta hakkas nagu tööle. Et tal oli eesti keele tugi olemas, ma defineerisin talle, et ma soovin eesti keeles seda ja saatsin siis raadioteksti ja Vikerraadiot vist salvestasin ja saatsin talle teele ja huvitav oli see, et jah, ta tuli päris umbes 3-minutiline videosalvestus tuli umbes 40-45 sekundiga mulle tagasi. Aga üllatav oli see, mis ma nagu oli, et ütlesin talle, et ta nagu eesti keel, et ta ei saanud täppitähtedest nagu aru, et need olid tulnud mingisuguses veidras formaadis. Tõenäoliselt ma saan selle kiiresti nagu formatida õigeks, aga see oli nagu üllatav, et ta ei tulnud nagu õigetes tähtedest mulle tagasi. Mis ma siis järgmiseks ma proovisin Google Cloudi ja Google Cloudil see oli ka huvitav, et ta ütles mulle, et eesti keel on toetatud, ma ütlesin talle ka, samuti proovisin ka teisi formaate, audioformaate, täpselt samamoodi sain vastu näppe, et see oli nagu huvitav, võib-olla peab kellegi küsima, et miks ta nagu WAV-i ainult sööb. Aga
tema puhul oli ka see, et ütlesin talle, andsin talle eestikeelse teksti, andsin talle vavvi ja sain uuesti errori. Et ta ei toeta eesti keelt ja ma olin nagu mingi, mis toimub, et on ju kirjas, et eestikeelne tugi on olemas. Ja siis ma muutsin, hakkasin uuesti lugema ja vaatasin, et on 2 treenitud versiooni see pakkumises ja proovisin versioon 2. Ja siis ta hakkas nagu eesti keelt lugema. Ja täpselt samasugune compute time oli, ehk siis umbes sain päris 35-45 sekundiga sain oma selle audiofaili tagasi, nagu selle tekstina. Ja mis mulle meeldis oli see, et täpitähed olid õiges kohas, kõik tekst oli nagu õige ja väga hästi oli loetud. Nagu kirjutavad ümber. Ainus, mis tal oli huvitav, oli see, et tal oli confidence zero. Tal ei olnud nagu kindlust, et see asi nagu üldse õige. Aga Google selles mõttes töötas ja mis mulle ka veel väga Google'i puhul meeldis, oli see, et seal oli kohe kõrval. Pärast konsoolist nägin, palju mul raha kulus. Computing power'it, palju mul aega läks ja mis see nagu mul maksma läks. Mis siis veel? Mitu tähte see annaks nagu 0-5, mitu tähte Amazonile, Azure'ile, Google'ile transkribeerimise testis eesti keeles? Nagu AWS-il läks päris kehvasti, nad said 0, et neil ei olnud eesti keeles midagi. Aga Google'il transkribeerimised ma annaks täitsa 5 ära, sest ta sai nagu täitsa aru. Tõenäoliselt, jah, siin on vaidluse koht, et kui tal olid ingliskeelsed sõnad olid seal sees, ka kui ta tõlkis selle nagu eestikeelseks nagu variandiks, seal oli mingid filmidest juttu, et siis ta nagu kirjutas need maha nii nagu eesti keeles on. Aga vähemalt mul, seal oli 1 film oli, et võib-olla ma ei tea, kui vähe nagu pikemad filmid on värsku, siis ta saab aru paremini. Ütleme 4,5, mis Google'ile. Azure'i puhul jah, mind jäi nagu häirima see, et ta ei saanud täpitähtedega hakkama. Et seal oli mingid huvitavad tekstis, olid huvitavad tühikud sees. Kas tal oli mingid pauside koha peale, ta tekitaski mulle augud, nii et ma ütleks 3,5, 3. Et võiks nagu natuke parem olla. Ja siis, mis ma veel muutsin diskreetimissagedust. Mul olid failid alguses 44 kHz, ehk siis hästi selged puhtad nagu diskreetimissagedus, aga ma langetasin nad 8 kHz peale, ehk siis nad on sellised nagu vana grammofon või nagu sealt väike ragin ja väike nukene erinevus, aga kõikidel puhtudel nad said sama hästi hakkama. Ja viimaseks ma siis proovisin muuta teksti nagu eestikeelseks jutuks. Taaskord Amazoniga me ei tegele üldse ja Google'il ei olnud sellist eestikeelset tuge selleks, et seega tänase päeva seisuga 2024. aasta detsembris ei kaasa. Aga Azure'i puhul oli see, et ta oli päris kiire, et üle API vastus tuli hetkega, mis mulle meeldis. Aga lühikesed laused olid, ta sai väga ilusti hakkama, rõhud olid okei. Aga kui me läksime pikemate tekstide peale, andsin talle mingisugused ajalehe artikleid ette, siis ma sain kohe aru, et tal on rõhud paigast ära ja ta päris ei saa nagu hakkama. Ja see vaatas mind, sest ma kuulasin Geeniuse digisaadet, kus oli see ChatGPT abiline. Siis tema rääkis nagu selgelt eesti keelt üksikute väikeste probleemidega. Et huvitav, et kas nad Azure'is siis kasutavad mingisugust vanemat mudelit, või seda ikkagi oli natukene eesti keele probleemidega tala kippus. Et sa saad aru, et ta veel on pikemate tekstide puhul. Lühemate puhul oli natukene ifi, et võib ära petta. Aga jah, selline see test oli. No aga tore. Ehk siis soovitame kõikidel, kes AI-d kas tahavad kasutada või kardavad, ise proovida. Siis sa teada, kui head nad tegelikult on. Ja eks siis me jälgime ka ise neid töövahendeid ja proovime siin
podcastis neid rohkem siis ka tutvustada. Aga suured tänud kuulamast ja järgmise korrani siis. Aitäh!